ebaratsionaalne kasutamine. Ja see ei ole erandlik näide. Nii ongi, me teame kõik oma mailboxides, palju meil on dubleeritud dokumente, mida me oleme saatnud ka töökaaslastele, mis nemad on meile saatnud. See 51 megabaiti või see andmemaht läbi koopiate ei oleks hirmuäratav, aga ta nõuab raha. See turvakoopia tegemine linti, see lint maksab midagi. See töötaja, kes teeb, administraator saab palka, info maht kasvab, administraatorid peavad rohkem tööd tegema, rohkem administraatoreid. Et tõsine probleem on info haldamisel see, kuidas kasvavad koopiad. Ja kuigi me selliseid varjatud kulusid ei märka, siis mujal maailmas suurtes organisatsioonides on väga selgelt just nende büroo tasandil, kvaliteedijuhtide, arhivaaride tasandil ära reglementeeritud info tekkimise kord, et ei tekiks üleliigseid koopiaid, et optimeerida kulusid. Nüüd, kui me üldse tahame rääkida infohaldusest, info tekkimisest, digitaalarhiivist, siis eriti populaarne on praegu rääkida ilmast. On juba 3 päeva kõik räägivad ilmast. Et me peame ka ilmast rääkima. Et tegelikult see ilm on kogu arhiveerimise alus. See on akronüüm lühendist Information Lifecycle Management ehk info elutsükli haldus. Et enne, kui me saame endal mingit infosüsteemi luua, saame hakata mõtlema arhiveerimisele, peame me enda jaoks iga üksiku teabe, selle väärtuse ilma selgeks tegema. Ja nüüd ainult läbi sellise info juhtimise õnnestub meil ära määratleda nende koopiate teke või mitte teke, info optimaalsema kasutuse tehnoloogilises mõistes, mis kuulub pärast elutsükli lõpu hävitamisele, mis mingi ajaperioodi säilitamisele. Et sellest kõigest täpsemalt küll räägib pärast kohvipausi paneelile Ille Oidemaa, aga ma lühidalt ikkagi peatun siin veel, et igasuguse, et tegelikult meie käes, kes siin saalis on see võimalus oluliselt optimeerida kulusid, mis tehakse infosüsteemidele, kui ära määratleda kogu see informatsiooni kasv, sõltumata, kas see on rahvastikuregister, kus me hoiame ka surnud inimeste andmeid, mida on kohustus hoida, samas pöördumine nende poole on 0, aga nad elavad nendel kallistel infosüsteemidel. Meie enda dokumendihaldussüsteem Majandusministeeriumi näitebaasil, kus meil oli 6 aasta dokumendid järjest kuhjuvad, nad on kallistel ketastel, et neid saaks otsida, neid ei olnud võimalik välja viia. Et täiesti ebareaalne, me ei räägi nagu niisugune hinnas 350, see on nagu 100 000 kroonid, mis lähevad iga aasta selle infrastruktuuri järele aitamisele, et seda kasvavat andmemahtu elus hoida. Täiesti ebaselge niisugune rahakasutus. Et nüüd, kui sellest ilmast rohkem rääkida, siis esimene asi, kus saab selle info haldust teha või info grupeerimist, tema elutsüklit määratleda näide, kui meil on mingid lepingud, mingid puhkuseavaldused, siis puhkuseavaldusel on teatud ajaline väärtus, seal kuu, mitte rohkem selle ajal, kui personaliinimesed teevad valmis puhkusegraafikud. Siis see avaldus enam ei oma põhiinfosüsteemis mingit väärtust. Mõistlik oleks ta viia sellelt kallilt riistvaralt, kallistelt süsteemidest kuhugi minema. Statistika näitab, et tegelikult 51% meie infosüsteemides, suvalistes infosüsteemides on kas aktuaalsuse minetanud või koopiad. See on üle poole infost on tegelikult sihuke, mida me igapäevaselt ei vaja. Tema teabeväärtus, me elame üle rahulikult selle 1 päeva, kui me teda otsime, või 10 minutit, kui ta on minuti. Ta ei pea olema 4 sekundiga leitav, nagu on nõue infosüsteemile. See, et üks puhkusavaldus hiljem taastada, ju meil on aega see 3 minutit oodata. Ja teine fakt, statistiline on see, et 68% infost ei ole kasutatud viimase 90 päeva jooksul. Jällegi, täielik raiskamine, mõttetu kulu. Kui te mõtlete oma mailboxile ja seal, mis on viimased meilid, mis seal allpool meilides on, palju teil neid meile seal on. Tegelikult on seal terve kogu meile, mida teil ei ole vaja või suure tõenäosusega ei ole vaja, te igaks juhuks hoiate, kuigi te teate, et te ei ole juba aasta otsa nende poole pöördunud.
nendest meilidest teevad teie IT-osakonnad regulaarselt turvakoopiaid, need säilitatakse, need söövad teie enda meiliserveri ressurssi, sama doc-halduse või mõne muu infosüsteemiga. Nüüd ongi see, et peame hindama, kui igale teabele antakse see väärtuse ära, et kui kaua me peame üht või teist infot hoidma, siis näiteks NetGroup on oma dokumendihaldussüsteemides minu teada Eestis ainsana ära kirjeldanud selle dokumendi elutsükli. Registreerimisel saame ära määratleda selle dokumendi eluea aktiivsüsteemis. Kui te näitena on meil seal mingi SharePoint rakenduses leping, see lepingu täitmistähtaeg on 2 kuud, me paneme pool aastat tema see eluiga ja seejärel saab ta ära nihutada arhiivi. Et tehnoloogiliselt on digitaalarhiiv kordades aeglasemad kõvakettad. Meil ei ole seda kiirust vaja, et kohe leida. Me ootame see 2 minutit rahulikult ära, riigikord ei muutu, midagi ei juhtu, kui see 2 minutit ootame mingisugust dokumenti, mida tõenäosus, et me otsime võib-olla 10 või 5%. Samuti on arhiivi lahendused tehnoloogiliselt kordades energiasäästlikumad. Just sellest, et ohvriks on toodud kiirus. Ja seetõttu on meil siis meie enda dokumendihalduslahendustele tehtud see liides juurde, et saaks neid baase madalad hoida, ehk et tavakasutajad peavad tajuma, et need aktiivsed andmed igapäevaselt, need peavad tulema sekundi jooksul, kiirelt, mugavalt. Need, mida meil ei ole vaja, me elame selle minuti ooteaega üle. Rääkides digitaalarhiivist, siis väga tihti olen kokku puutunud sellega, et öeldakse, et meil on olemas, et milles probleem, et meil on olemas, meil on spetsiaalsed serverid olemas, kuhu me teeme oma turvakoopiaid, meil on olemas linti kirjutatud, meil on arhiveeritud, meil on kõik lindid kenasti kasti pandud, arhiiviruumi ära viidud, ülejäänud pappkastide kõrvale. Kaunis, seal ei ole mingit seost digitaalarhiiviga. Niimoodi ei ole mitte mingit otsapidi garanteeritud selle teabe säilimine. Nad on lihtsalt olemas ja suure tõenäosusega, kui palehigis otsida, siis need lindid läbi käia, siis leiame, et vestlusest Hansapanga IT inimestega, et neil läheb osade lepingute leidmiseks võib minna kuni 1 töönädal. Need on küll kuskil linti kirjutatud. Kuna metaandmestik on kirjeldamata, nad on indekseerimata, need leitakse üles nädala jooksul. Ja et siin tahakski rõhutada, et mingi turvakoopia tegemine ei ole mingit otsapidi digitaalarhiiv. Et turvakoopia on kõigest dubleeriv koopia originaalinfosüsteemist, mis säilib ka siis, kui originaalinfosüsteemi hävitame. Turvakoopia puhas eesmärk on süsteemi kokkukukkumisel selle kasutajate info taastamine. Me saame oma vanad meilid jälle tõesti, kui meil meiliserver õhku lendab, saame taastada poole päeva jooksul. Ja kõik need turvakoopiad on lühiajalised, nädal, kuud. Ja siin andmevara inimene istub, ma ei tea, palju siin sellel rahvastikuregistri turvakoopiad on, pool aastat või? On rohkem natuke, jah. Ja nendest andmetest tahest tahtmata, et mitte ladundada neid linte, nad kirjutatakse aegalt üle. Aga digitaalarhiivi eesmärk või see digitaalarhiiv, millest meie räägime, et oleks reaalaegne, ajas üle interneti või üle enda kohtvõrgu kätte saadav mingisuguse lühikese pöördaja jooksul, mis jääb nagu niimoodi minuti piiridesse. Et tema eesmärk on ikkagi see, et see info oleks seal autentne, tõestatud, kohtus tõestatud, et teda saaks kasutada taasesitamisel iga hetk pöörduda tema poole. Ja et andmed oleksid kasutatavad sõltumata nende loomise, arhiveerimise hetkest ja et see kasutatavus oleks kogu säilitamisperioodi jooksul. Nii, oluline osa organisatsioonide arhiveerimispoliitikas on e-posti arhiveerimine. Paljud teevad seda, paljud ei tee. Elektronpost on